Kui ma esimest korda purjetamisega alustasin, siis ma olin suhteliselt kõrges vanuses. Ma olin 24-aastane, kui ma esimest korda purjeka peale astusin ja see oli kohe minu enda väikene rannakatamoraan, millega sai matkata ja selle ostmisega kaasnes selline lühikene 15-minutiline õpetus Tallinna lahe peal, kuidas üleüldse purjekas sõidab. Ja järgmisel päeval ma sõitsin kohe Haapsalust iseseisvalt Hiiumaale ja tagasi ja sellest hetkest peale ma olengi järjepidevalt purjetanud kuni tänase päevani. Ja kuna ma sel hetkel olin nii vana, siis tõenäoliselt jäi see esimene hetk mulle palju paremini meelde kui võib-olla neile, kes on 7-aastasest peale purjetamistrennis käinud. Ja see hetk on selline, et purjekas seisab paigal ja nüüd sa võtad soodi ja tõmbad seda vaikselt peale ja teise käega liigutad rooli ja kogu see kaadervärk hakkab järsku iseenesest tuule jõul liikuma. Ja ta ei liigu mitte suvalises suunas ja ta ei liigu mitte mootori või lihaste jõul, aga nüüd kogu sinu edasine tegevus ongi selline harmoonia otsimine tuule ja purje ja lainete ja laevakere vahel. Ja kui see harmoonia on käes, siis sa võid purjetada kas või Ameerikasse või Austraaliasse ja sealt tagasi. Ja ma arvangi, et purjetamine on üks kõige harmoonilisemaid tegevusi, mida inimene võib kogeda. Ja teine tore asi on võistlemine. Üks mu sõber ja purjetamiskaaslane ütles, et kui sa tahad mingit asja kiiresti õppida, siis hakka sellel alal võistlema. Ja see on tõsi, sellepärast, et võistlustel sa saad teha asju ainult ühe korra ja pead tegema kohe õigesti. Ja lisaks sa saad ennast võrrelda konkurentidega. Ja mul on hea meel, et mina kuulun Eesti Katamaraanide Liitu ja saan võistelda selliste kiirete ja ägedate purjekatega nagu F-18 katamaraanid. Ja teine tore asi võistlemise juures on see, et kui sa võistled, siis sa pead võistluspäevikut või logiraamatut. Ja tänapäeval on see selline kast, veekindel korpus, mille sees on nutitelefon ja see salvestab siis kõik sinu läbitud miilid ja tehtud paudid ja minutid ja tunnid mere peal. Ja kui sa nüüd võistluste lõpus või hooaja lõpus kõik need 100 miilid ja tunnid kokku loed, siis on selge, et see merel veedetud aeg on üks minu kõige väärtuslikum aeg. Et need hetked, kus ma olen otsinud seda harmooniat tuule ja purje, lainete ja laevakere vahel, et need ongi minu elu ühed kõige harmoonilisemad hetked. Sellepärast tasub merele tulla.